tahad üle nüüd on? Ära bravuurita. Kuule, tahtsin küsida küsimuse. No, mis sa tahtsid küsida? Mis sul fitness.ee-ga oli? Sellepärast, et kunagi sa tegid videosid seal. Ma tean, videod on all isegi jokker.ee veel. Mis selle värgiga oli? Mis sellega oli? Kas sa töötasid seal? Jah. Sain ümbriku palka, sala maksti, sala seifist, mis oli Arnold Topa selja taga. Ei, aga tegelikult? Tegelikult ka. Nad petsid kõiki uksumad. See hakkas mulle närvi käima. Ei, no, päris tõsiselt, ega siis midagi andki nagu. Tuli mingid erimeelsused, kus lubati lubadusi, mida kunagi teidetud ja siis tegime selle kalmusega Bonsuuna.com-i ja siis tuli Timo Majuri sinna taha ja siis kuna siis tuli konkureeriv sait, siis mäletad ju, kuidas see Bonsuuna.com üleöö sai tuntuks. Steroidi. Jah, sest Arnold Topa tegi juhtuvasti mingi artikli, kus üritas meid materdada, aga see oli meil tohutu reklaami peal, seda tuli teine fitness-sait Eestisse, kes on nagu foorumi suhtes ja kõik oli nagu kõige suurem. Aga on see kõik... see oli ka ainuke põhjus ilmselt, see lisandid ja kõik, aga mis on muud ikka nii. Aga võib-olla see ka, et no vaata, et mul on piitseb suured natuke kiivikal. Kuule, et see olite kunagi Tokoga nagu mingid väga head sõbrad või? Jah, ma arvan, ma kunagi ühed parimad sõbrad. Aga kui sulle näkku öeldakse, et äris sõprus ei maksa, siis mis seal ikka enam edasi teha. Et sealt hakkas pigem see ja siis tuli lisandi asjad ja siis lõpuks see, et noh, ja ma ei teagi, mis see lõpus oli, ega minuga rohkem ei olegi midagi muud seotud. Tere ütlete, ei ütle? Ütleme. Selge. Paneme ploki põhjus, siis peab ikka niimoodi olema, et revestada ennast väga. No nii. Kallid televaatajad, siin on täna 2 kaamerat. 2 kaamerat ja staarid on korda džimis. Vaata, sa panid ikka põhja või pannud? Masin on ikka põhjas. Jokk ei saa aru, kas ta on põhjas või ei ole, näed. Apparat on käkki läinud. Siis muud võimalus ei ole, siis teeme siis seda Jokkeri staili. Jokkeri stail on super slow. Me oleme täna teinud siin super slow terve selle aja. Aga ütleme ka, et see super slow, kuhu kaamerasse ma räägin? Räägi enda kaamerasse, ma lihtsalt olen nagu olemas siin. Nii et... On ka nagu natukene... See negatiivne baas on hästi aeglane, vaadake nüüd, rahulikult tuleb. Ma tegin ka just, mul on praegu kõik kohad on nii valusad. Väikene muudatus treeningusse ja kohe nagu täiega mõjub. Väga elus. No nii, staar. Kuidas sul tunne on siin Tartus korda džimis? Videopommi või? Fänn sai pildile. Fännid? Kotis on Koti, kas autogi on, mis on? Kuule, mul on sulle üks küsimus, selline isiklik küsimus, et kuidas sulle, nagu, kas sind ei häiri, et Jokker on oma elu elanud hästi avalikult ja tema mingi viimase mitme, mis 7 aasta vallutused, trennid, naised, kõik on tal kuskil olemas siin blogis. Kas sind ei sega see üldse? Ei sega? Aga kas sa oled nagu selle kõige kursis või? Jah. Okei, ja sind üldse ei sega? Aga mis ma selles mõttes, me oleme nii palju sellest ka rääkinud. Mina olen just selle, aga igal inimesel on minevik ja mis tegema. Ei, seda ma mõtlengi, et kas sind ei sega just see, et on seda elu nagu avalikult elanud ja nüüd oled sina nagu ka avalikkuse ette kistud. Ma usun, et sa muidugi naudid seda ka, aga... Ma ei ütleks, ma pigem nagu olen selline... Ma ei meeldi eriti kuskile esiplaanile ausalt trügida, et see on võib-olla alguses nagu harjumatu nagu minu enda jaoks, aga see, et nagu teise inimese poole pealt absoluutselt. Väga lahe. Ma ei oska nagu isegi näha sellest midagi. Eriti chill. Ja mina ütlen, et kui mu elu ongi avalik, siis ega ma kunagi ei mõtle, et mul see, kui sa räägime minevikust, et kes mul on, et ta mind kunagi maha jätab kohe. Ma mõtlen nii, et kui ma Katiga siin praegu teen neid asju koos, siis ma ütlen, et no ikka oleme kuni surmeid lahutatud. Aga võib-olla jah, vaata, kui ta kõnnib minema, siis selle uue video küsida, et aga kuidas sul oli? Kas uuel naisele? No, äkki rohkem nii ei lähe, nii et on ei väga hea. Vaatagi, mis selle kord on. Tšekime biiti, kuidas onu Jokker teeb õla esiosa ja tädi Kati vaatab. Tädi Katile. Üks on mees. Selline mees on. Praegu Korda džimis on siuke mees. Ja aga Jokker ei jõudnud enam rohkem teha.
ei olegi täiesti. Tänks täiega. Aitasite. Oi. Väga suured õlad. Väga suur mees. Ja. Vist. Abiline tuli. Joo, op. Need antlik kaaluvad umbes 2 korda rohkem kui kati on. Midagi sinna kanti. Palju sa kaalud? Palju sa kaalud? Kes on sinu lemmik Eesti klassikaline kulturist või rannafitnessist? Mulle rannafitness absoluutselt ei meeldi. Andres Jääger. Ja teine? Kes oleks teine? Marko Toomi. Jokkeri, kes on sinu lemmik bikiinifitnessist Eestis? Kati Koemets. Aga ta pole veel võistlema läinud. Aga need, kes võistlemas on käinud, äkki tuleb sul mõni meelde? Mul ei meelde tulla, aga ausalt, ma ütlen, ma isegi ei tea kellegi nimesid eriti. Minust on kõik ühte nägu ka isegi. Et aga no, kui ma mõtlen, siis Nabi on proff. Teiega on raske. Nii. No nii. Vaata, kuhu sa. 2 kaamerat. Jou. Räägime siis Starbar. Kuidas meile Korsad Gymis meeldis või teile? Minule väga meeldis. Minule ka meeldis. Äge. Mis on selle klubi plussid näiteks sinu arvates? Esimese korra kohta vaadates? No minu meelest on väga hea liikuvusega aparaadid siin. Ilus on välja. On ju, hästi lahe värvivahendus. Ilus tipukollane. Vaata, kuidas on nagu samasugune see. Sama värvi. On see piraatsaali. Korsad Gymisist võetud. No ma ei tea, kui seltskond on hea, siis on muidugi igas saalis hea. On ju, minust oli väga hea seltskond, et mul teiega oli väga tore. Jaa, sinuga oli ka väga tore, et sa võitsid tulla. Teiega. Kuidas härra Jokkeril oli? Et alguses ta oli natuke kriitiline selle saali juhtus, tundus, et ei ole vist päris... Et ei ole vist päris sinu amploa või kuidas sul tundub? Ja okei, ei, ta on nagu... Tegelikult kui võtan nüüd täna rahvaarvu ja seda nagu visuaalset poolt, siis ta on väga hea. Minu treenituse juures ja jõu juures, et need aparaadid võiks olla natukene perspektiivikamad, et nad nagu see raskus tuleb nii kiiresti vastu, et sa pead ploki põhja ja tegelikult sa jääd selle peale nagu pidama ja ma isegi osad aparaatidega ei saa koormust, aga alati saab ju kange hanteid kasutada. On ju? Et siuke, ütleme nii, et siuke hubane hea, selles mõttes nagu feeling on hea. Ja ma tahan teile öelda, et järgmines 6 saadik on Korsad Gymis 29 € kuu, nii et mina soovitan. Jah, kes Tallinnas käivad, neil jääb kaugeks. Jah, Tallinnas on HC Gym, mis on nagu täiega kõva. Uskumatu. Aga olgu, väga lähe oli teiega. Tšau!